mis need sambad on? Esimene sammas on intressid. See on nüüd Ameerika Keskpanga Föderaalreservi poolt kehtestatud intressitase. Ja see tegelikult paljuski nende eesmärk on majandust sellega juhtida. Meil Eestis seda hooga ei ole, me sõltume sellest, mis suured teevad ning meie praktiliselt Euriborist siis suuresti sõltume. Kuid see USA Keskpanga intressitase on selline hoog, millega tegelikult ideaalis Keskpank prooviks tekitada sellise majanduskasvu. Iga aasta, ma ei tea, 3,5%. Või iga aasta selliselt ühtlaselt läheks, oleks tegelikult super. Ei oleks mulle, ei oleks krahka, et kõik oleks väga tore. Aga mullide krahkid, ma arvan, on vältimatud, kuna kogu selle majanduse keskne osa on ikkagi üks inimene, kellel on emotsioonid, ja need emotsioonid käivad mõlemas suunas üle. Nii et tegelikult selle intressitasemega saab majandusega mängida. Kui majandus kuumeneb üle, siis sa tegelikult tõstad intressi, sellega jahutades majandust ja üritades sellise rahuliku joone juurde jõuda. Kui majandus langeb, siis sa langetad intresse, et sellega majandust stimuleerida. Nii et tegelikult paljuski siin probleemide juured on aastas 2003. Aastal 2000 lõhkes Ameerikas tehnoloogia mull. See tõi börsidele üsna suure kukkumise, jahutas majandust, kaugeltki mitte nii tugevat kui praeguse kriisi ajal, aga selgelt majandus pöördus oluliselt jahedamaks. Keskpank sekkus aktiivselt ja langetas intresse. Langetas nad rekordilise 1%, eksessiivne. Ja 2003 alguses tegelikult maailma finantsturud hakkas juba taastuma, majandus hakkas pilt paranema, aga intresse tõsteti tegelikult 2003, alles tegelikult 2004. Ehk siis sisuliselt ei juletud varem Ameerikas intresse 2004 tõsta, kuna kardeti, et see taastumine ei ole piisavalt tugev. Tasuta lõunaid ei ole mitte kuskil ja need madalad intressid tegelikult tekitasid tänase kriisi alge ehk siis krediidimulli ja kinnisvaramulli globaalselt. Nii et liiga hilja hakkas Föderaalreserv siin intressi tõstma ja täna me oleme mõned samas situatsioonis. Maailma majandus juba taastub, kuid intress on jätkuvalt nullis. Ja nende sõnastust vaadates lähema 3-4 kuu jooksul nad ei tõsta ka neid. Nii et tegelikult me oleme täna mõnevõrra sarnases situatsioonis selles mõttes, et meid on potentsiaali uueks mulliks. Kus see tekib, seda on täna väga keeruline öelda, kuid selleks vundamenti täna laotakse. Nii et need rekordmadalad intressid on majanduse jaoks lühiajaliselt väga positiivsed. Pikemas perspektiivis ma kardan, et võetakse riske, mis võib-olla on kohati suuremad, kui nad olid 2003. Nii et see on tegelikult lühiajaliselt majandusele väga meeldib, kui intress on nullis, sisuliselt seal, kui sul laenumarginaal on, ma ei tea, 0,7%, 1%-ga laenu võtta, kellele see meeldiks. Et tegelikult see on mõnevõrra jällegi kunstlik vahend, millega majandus korrutatakse. Teine samastus, mis globaalse taastumise toonud on stiimulprogrammid. See nüüd on kahe turbaga, siin on eelarve defitsiit ja riigi võlg ja andmed on nüüd aasta algusest, Eesti number tegelikult täna juba eelarve defitsiidi näol on parem, kuid siin ei olegi oluline see täpne number kui pigem suurusjärk. Ehk siis tegelikult, mis on toimunud maailmas, jõukamad riigid on kasutanud stiimulprogramme. Ameerikas on stiimulprogramm kinnisvarasektorile, finantssektorile, autosektorile, tuli nüüd ka kodumasinate toetuseks stiimulprogramm, et riik paneb kogu aeg raha, et toetada erinevaid sektoreid, mis tegelikult on majanduse jaoks lühimas perspektiivis väga hea. Loomulikult see tekib täiendav nõudlus. Pikemas perspektiivis minu arust selge probleem, sest see jällegi tasuta lõunat ei ole, sul peab see raha kuskilt tulema ning näete, et see teine tulpade rivi tähendab siin seda, et riigi võlatase SKP suhtes kasvab väga paljudes riikides. Kui ikkagi nii suured riigid nagu Ameerika ja Inglismaa lasevad sellised 10% juurde ulatuvad eelarve defitsiite, siis need tegelikult on meeletud summad, sest eelarve ise on nii väiksem, et Ameerikas on vist eelarve, kui ma peast veelgi mäletan, kulude pool on 3,2 triljonit ja defitsiit on 1,4. Ehk siis eelarve protsendi, nagu see eelarvest mõõdat, on see number meelet. Nii et tegelikult see on see probleem, kus me asume, et lühiajaliselt paljud aplodeerivad, finantsturud tõusevad, majandus taastub, aga see kõik tuleb hinnaga. Ja küsimus, mis see hind on? Ühest küljest on see hind see, et riigi võlakirjade intressid, ma arvan, tänastel tasemetel pigem on maailmas kasvavad. Ja teine hind on see, et lääneriigid peavad maksa hakkama tõsta. Kuskilt peab see raha tulema? Küsimus, mis on Kreeka nagu tõsine probleem on see, et väga suur osa tema võlakirjadest on lühikesed, et nad peavad väga suur osa enda võlast
veel suurem, neil on see keskmine maturity on võlakirjadel 4 aastatega. Nii et oli vist, no igatahes ta on selgelt nagu lühem kui näiteks Saksamaa. Nii et tegelikult see on täna see, ütleme, et USA üks suur probleem on see, et kui sa vaatad seda eelarve defitsiiti, noh, Läti ja USA protsendina on sama, aga USA-l on need numbrid triljonites dollarites, et keegi peab selle raha kuskilt maailmast leidma, et noh, Läti raha selgitakse. See on ikkagi väga väike summa tegelikult kokku, aga Ameerika oma suurusega on ennast kujunemas probleemiks. Et see 1,4 triljonit, see peab tulema kusagilt ja Hiina on muutumas järjest ettevaatlikumas Ameerika võlakirjade ostmisel, ka Jaapan. Nii et noh, tegelikult ma arvan, et siin see tulemus on see, et investorid rõõmustavad, hakkab intress olema kõrgem. Kui intress on kõrgem, siis sa maksad selle pealt veel suurema protsendi eelarvest intressikulus. Nii et head lahendused mulle tundub, et täna siin puuduvad ja mina arvan, ma oleks väga palju õnnelikum, kui need eelarve defitsiid oleks maailmas keskmisena väiksem. Kuid see on see lähenemine, mida lääneriigid on täna valinud ja lühiajaliselt, ma arvan, toetav pikaajaliselt olulist riski kasvatab. Päris huvitav graafik on võib-olla see, mis näitab seda, et kui palju see stiimulprogrammid, mis Ameerika riik teinud on, toetavad majandust kvartalite kaupa. Kõige tugevam oli tugi 3. kvartalis 2009, kus ta oli 3,5%. Ameerika SKP oli 3% juurde see kvartal ja stiimulprogrammi osa sellest oli 3,5%. Et kui sa selle stiimuli maha võtad, siis tegelikult oleks majanduses languses olnud. Et kui sa võrdled jällegi seda Ameerika SKP näitu Eesti omaga, siis Ameerika number paistab palju parem, kuid see on kunstlik. Ja seda lõputult teha, jätkata ei saa. Näeme, et täna tegelikult see stiimul tuleb juba alla ja ta muutub mingit negatiivseks selle läbi, et siin tegelikult inimesed näiteks auto ostavad, nad tarbivad selle tarbimise ära ja muidu oleks võib-olla 4. kvartalis 2010 teinud. Nii et ajalugu näitab, ma vaatasime ka Jaapani näidet, oleme analüüsinud päris pikalt, seal mitmel korral riik võtab stiimuli üles ja et turgutada majandust, et ta ei saa seda lõputult ei saa hoida, sest see raha lihtsalt ei ole nii palju. Siis kui ta selle alla lasi, siis tuli ka majandus tagasi lööda. Mitmel korral niimoodi, et ma arvan, et tegelikult selle graafiku mõte oleks see, et tõenäoliselt globaalselt me näeme, mina usun, et me näeme maailma majanduses selle aasta teisest poolest tagasi lööda. Stiimulprogrammid vähenevad ja selle läbi probleem on tihti selles, et ma arvan, et see riiklik stiimul on tegelikult ebaefektiivne. Seda me oleme ka mõne Ameerika teadlase analüüsi lugenud, et ta tegelikult ei too sulle, ta toob küll SKP kasvu, kuid kui sa suudaksid selle kasvu tekitada mitte selle asemel, et anda inimesele raha, et osta auto, vaid näiteks haridusse suunad, siis see on oluliselt efektiivsem. Nii et tegelikult ma arvan, et see rahakulutus ka paljuski, mis majanduse turgutamiseks täna läheb, on ebaefektiivne. Nii et see tingib selle, et kui majandus jällegi jahtub, peaks jahtuma teises poolaastas, siis jällegi tekib küsimus, kas nüüd oleks uus stiimulit vaja, sest majandus tõenäoliselt ei saa ise ilma stiimulitega hakkama. Nii et kui siia otsa veel uued stiimulprogrammid panna, siis need eelarved lähevad veel olemaks. Nii et ausalt öeldes ma oleks palju õnnelikum, kui need globaalne finantsturgude taastumine oleks palju rahulikum olnud, oleks nii kiirelt, nii suuri programme maailmas üles võetud, kuid ollakse natuke